Tere kõigile. Struktuurselt on siis niimoodi, et vahepeal on tuntud inimesed ja siis on tavalised inimesed. Ma tahan täna rääkida sellest, kuidas saavutada psühholoogilist realismi, kui me tegeleme tervisekommunikatsiooniga. Ja jagada minu arusaamist sellest, mis rolli mängivad erinevad teooriad selles protsessis. Ma arvan, et sellele saalile ja kuulajaskonnale ekraani taga ei ole ilmselt võõras see positsioon, et kui me räägime tervisekommunikatsioonist, siis selle tegevuse üks peamisi eesmärke on mõjutada mingisuguseid käitumisi. Meie fookuses võivad olla mitmesugused erinevad tervisekäitumised, mida ma siin erinevate ikoonidena olen püüdnud teile illustreerida. Ja mu esimene tänane tees on see, et seda tööd on parem teha, kui me mõistame nende inimeste sihtrühmade käitumist. Näiteks hiljaaegu olen ma alustanud tööd heade kolleegide David Ilmoni ja Siljarin Voolmaga ravimite võtmise, käitumise, mõistmise ja mõjutamise valdkonnas. Ja minu jaoks tuli niisuguse vahva silmi avava üllatusena see, et kui me räägime kõrgvererõhu sellist tablettravi saavate inimeste teekonna algusest, kus on palju küsimusi ja palju segadusi, et siis on osad inimesed, kelle jaoks tekib küsimus, et millal ma täpselt seda ravimit peaks võtma, et arst ütles mulle, et selle ravimi ülesanne on eks ole, hoida mu vererõhk alla mingisuguse piiri, aga ma samas nagu tean ka seda, et vererõhk ei tohi liiga madalale minna. Ja järelikult, et kui mu vererõhk läheb liiga alla, et siis ma jätan selle ravimi pooleli või jätan võtmata selle doosi. Need inimesed, kes teie seas on vastava haridusega, saavad aru, et see on probleemne käitumine ja kui me tahaksime seda käitumist mõjutada, siis oleks hea, kui me teaksime, et osade inimeste peas sellised asjad lahti rulluvad. Nüüd küsimus, mis on keerulisem, on see, et kuidas me saame teada, mismoodi me saame endale joonistada kaardistusi sellest, mismoodi meie inimesed, keda me tahame mõjutada, mismoodi nad mõtlevad, kuidas nad kogevad erinevaid olukordi ja milline on nende tundeelu ja nii edasi. Üks lähenemine, mis on võib-olla käepärane ja esimesena tuleb pähe, on see, mida ma siin nimetan selliseks psühholoogiliseks hüperrealismiks. Et me võiksime ette kujutada, et me mõistame lõpuni kõiki neid inimesi. Me toimime umbes niimoodi nagu hea psühhoterapeut, kes tõesti maalib põhjaliku portree sellest kliendist või abivajajast, kellega ta töötab. Selge on see, et see ei ole kuigi realistlik. Minu mure, mida ma sageli võib-olla näen enda ümber tervise kommunikatsiooni valdkonnas, on see, et võib-olla osaliselt sellepärast, et me kõik saame aru, et see hüperrealism ei ole realistlik, me libiseme sellisesse naivismi, et me jätame võib-olla pingutuse täiesti tegemata ja maalime siis pildi oma sihtrühmast, mis on selgelt ebarealistlik. Me näiteks mõtleme, et inimesed ei hooli oma tervisest. Et need inimesed, kes ei tee sporti või kes suitsetavad või kes joomist maha ei jäta või kes oma toitumist ei muuda, et nad ei hooli oma tervisest. Või et nad ei tea, mis on õige lahendus ühes või teises kontekstis. Ja enamasti, nii kaua, kui me oleme umbes selliste naivistliku uskumustega kütkes, ei ole meil tegelikult realistlikku vaadet sellest inimesest, keda me üritame mõjutada. Ja ma tahan siis kutsuda meid üles ja kutsun ennast pidevalt üles nendes kontekstides tegutsedes kuhugi selle telje keskele, et ehitada pilti, mis on piisavalt realistlik, et olla kasutatav, aga samas muidugi üldistab ennast natuke eemale erinevatest nüanssidest ja detailidest. Nüüd korra vaatan ringist, ma ei näe ettekande aega, et võib lõppeda väga halvasti. See võib ka lõppeda halvasti, aga siis me oleme koos selles. Kuidas saavutada realismi? Esimene vastus on lugeda, mida teised on teinud, kuulata ettekandeid, tutvuda varasemate katsetega ja loomulikult. Koguda andmeid. Kui vähegi võimalik, soovitan ka seda. Läbi viia uuringuid, kui suurt uuringut läbi viia ei saa, läbi viia intervjuu uuring, kui sellega on keeruline, siis vestelda kas või inimestega trammis. Aga on veel üks asi, millele ma tahan täna tähelepanu koondada. Ja see üks asi on nende lugemisest ja uuringutest ja vestlustest
kokku kogutud taipamiste paigutamine ühele terviklikule kaardile. Ma kasutan kaarti siin kui liiget perekonnast, kuhu kuuluvad ka asjad nimega teooria, mudel, raamistus. Võib-olla need teised tunduvad natukene aukartust äratavamad, kaart on ligipääsetavam, aga nad kõik on teatud mõttes sama asi. Nad on mingisugune kujutis tegelikkusest ja tavaliselt see kujutis on lihtsam kui see tegelikkus ja see kujutis aitab meil selle tegelikkusega suhestuda. Mul on kaart, mul on aardekaart, ma tean, kuhu ma pean minema. Samamoodi oleks meil vaja käitumise mõjutamisel, kommunikatsiooni sepistades mingisugust kaardistust, mingisugust teooriat, mingisugust mudelit. Õnneks ei ole me sellise tühja aardekirstu ees, kui me seda ülesannet endale püstitame. Erinevad teadusdistsipliinid on välja töötanud terve rea erinevaid käsitlusi, mis sobivad väga hästi sellesse psühholoogilist realismi esile kutsuvasse piisava üldistusastmega kaardistuse rolli. No võib-olla kõige sellisem paindlikum ja paljude teiste teooriate juureks olev teoreetiline positsioon on selline, et kui me tahame aru saada, miks inimesed käituvad mingit moodi, nagu nad käituvad, kas nad vaktsineerivad või ei vaktsineeri, kas nad võtavad raviveend või ei võta, kas nad käivad jooksmas või ei käi, et siis me võiksime enda jaoks hakata kaardistama ootusi, mis on inimeste peades ühe või teise käitumisvalikuga seoses. Näiteks, kui mulle pakutakse vaktsiini, siis mul on mingisugune ootus, et selle tagajärjel juhtub midagi mingisuguse tõenäosusega, näiteks see vaktsiin kaitseb mind mingisuguse haiguse eest ja sellel tagajärjel, kui nii peaks minema, on minu jaoks mingisugune väärtus. Samamoodi võin ma oodata seda, et tabab mind kõrvaltoime, aga sellel on mingi tõenäosus küljes ja ega sellel on mingisugune väärtus. Nüüd kasutades neid termineid, ma eeldan, et need asjad on inimese peas kuidagi teisiti kui numbriliste ja sõnaliste verbaliseeritud selliste peene sõnaga propositsioonidena, et need võivad olla sõnastatud, aga nad ei pruugi. Nüüd see võis tunduda natukene nagu keeruline, et kust ma pihta hakkan ja tõepoolest sellest teooria tööriistakastis on minu meelest väga kasulikke lahendusi, mis teevad teie elu seda kaardistust ehitades lihtsamaks. Seeläbi, et nad annavad ette mõned niisugused töövihikulehed või matriitsid, et missuguseid erinevaid ootusi näiteks võiks arvestada. Paljud teist loodetavasti on kuulnud planeeritud käitumise teooriast, mis ütleb, et me käitumist võiksime seletada läbi 3 kategooria, milleks on sellised enesetõhusususkumused, sotsiaalsed normid ja hoiakud. Ja kui ma nende peale mõtlen, siis nad on sisuliselt inimese ootused selle kohta, et kas ma saan hakkama sellega, mida mulle pakutakse, kas vaktsiini tegemine on mulle jõukohane, kas ma arvan, et teised ka teevad seda vaktsiini ja kiidavad seda heaks ja sinna hulka siis ka, et mis ma sellest saan nii head kui halba. On veel teooriaid, mis lähevad natuke täpsemaks. Näiteks meie tänases kontekstis tervisekäitumise mõistmisel ja mõtestamisel on väga kasulik selline terviseuskumuste mudel, mis palub, et me kaardistaksime oma sihtrühma kohta vastused küsimusele, et kui palju see sihtrühm ootab, et ta saab hakkama, kui palju ta ootab, et see haigus, mille eest vaktsiin kaitseb, on karm, kui palju ta arvab, et see haigus teda üldse ähvardab, mis on risk sellesse nakatuda, kui palju ta usub, et vaktsiinist on kasu, kui palju ta arvab, et see meede või see vaktsiin on talutav. Ja nüüd see teooria on hakanud aru saama ka sellest, et ei ole olulised mitte pelgalt need ootused iseeneses, vaid ka see, et need ootused õigel hetkel inimeses aktiveeruksid. Nii et see terviseuskumuste mudel sisaldab ka sellist käitumist algatava teguri komponenti. Nüüd ma loodan, et enamus teist on juba suuresti kaotanud järje sellega, mida ma siin räägin. See osa minu ettekandest ei ole mõeldud sissejuhatuseks nendesse teooriatesse, vaid ta on selliseks nagu isutekitajaks mõeldud ja lisaks julgustama teid mõtlema teooriatest loovalt. Ja selle julgustuse selliseks sisustuseks minu jaoks on see idee, millega ma nüüd hetke veel jätkan, et erinevaid teooriaid me võime näha, et nad mõnes mõttes keerlevad nagu kassid ümber selle sama palava pudru ja nad aitavad seda sama nähtust, mis meid huvitab, natukene erinevate nurkadelt kaardistada. Nüüd ma olen teile näidanud peamisi selliseid kaardistusi, mis võtavad fookusesse inimese uskumused
aga tegelikult on teinekord nutikas natukene nagu zoomida välja või astuda eemale, võtta mõni sellisem nagu üldisem vaade. Üks väga kasulik raamistus, mis aitab seda teha, on kombi raamistus, mis ütleb, et me võiksime üldse alustada sellest, et mis on inimese sellised nagu omadused ja võimekused, mis on tema võimalused mingil moel käituda, mis on tema motivatsioon. Veel üks kasulik mudel on transteoreetiline mudel, mis ütleb, et võib-olla me võiks arvestada ka seda, et inimene ei ole selline esimest korda sellesse olukorda satub, et tal on mingisugune ajaloo. Selle pildi peale, mida ma teile joonistasin, võiks teil nüüd tekkida küsimus, mis minul on tekkinud sageli ja tekib tänaseni, kui ma nendes kontekstis toimetan, et kuidas ma valin, et kust ma tean, mis on see õige teooria, mida ma võiks kasutada, et joonistada kaardistus, et saavutada psühholoogilist realismi. Ja mul läks päris kaua aega, kuni minuni jõudis taipamine, et küsimus, mida ma pean endalt küsima, ei ole mitte see, et milline teooria on kõige õigem, vaid see, et millisest teooriast on mulle parasjagu kõige rohkem kasu. Ja sellest ideest aitab hästi aru saada üks geograafia võrdlus. Nimelt, nagu öeldud, kaardid on teooriad. Kaardid on kujutised, representatsioonid millestki keerulisest. Ja nüüd selgub, et nii lihtne ülesanne nagu maakera kaardistamine, maakera representeerimine lihtsal moel on võimatu ilma moonutusteta. Sellepärast, et maakera on kolmemõõtmeline, meie representatsioon on enamasti kahemõõtmeline ja ei ole võimalust, kuidas kolmemõõtmelist kera paigutada kahemõõtmelisele pinnale ilma, et midagi moonutuks. Ja siin te näete erinevaid kaardiprojektsioone, mida geograafid on välja töötanud ja siin on peale joonistatud üks ja sama selline nägu ja te näete, kuidas erinevad kaardiprojektsioonid moonutavad neid erinevaid nägusid. Ja järeldus, mis siit tuleb teha, ei ole see, et üks neist on õigem kui teine, vaid järeldus on see, et ühte ja sama nähtust saab mudeldada mitut sama valet või sama õiget moodi. Ja mulle tundub, et see on väga vabastav arusaamine, kui me mõtleme erinevatest teooriatest, et me võime teooriatest mõelda kui erinevatest kaartidest. Mõni teooria läheb maapinnale lähemale, suurendab asju rohkem välja, mõni vaatab natuke kaugemalt, mõni keerab ette vaatenurga, mis on kasulikum kui mõni teine. Ja kõik nad moonutavad, aga et sellest ei ole midagi. Et peaasi, et teil on teooria. See oli teooria. Nüüd algab praktika. Ma toon teile ühe näite ühest hiljutisest uuringust, kus ma arvan, et see või sellel uuringul on mitmeid mõõtmeid, aga et üks asi, mis seda minu jaoks nagu rikkalikuks teeb, on meie julgus läheneda sellele sellisest nagu teoreetilisest positsioonist. Ja see puudutab vaktsineerimist, see puudutab laste vaktsineerimist, see on Tervisekassa ja kommunikatsiooniagentuuri Akaadianiga koostöös tehtud algatus, kus meil avanes võimalus paigutada ühte küsimustiku uuringusse, mida rahvastiku peal läbi viiakse Eestis. Ja nüüd see teooria roll selles töös seisneb selles, et meil oli rõõm ja voli otsustada, et mis on need uskumused, mis puudutavad laste vaktsineerimist, mida tasuks kaardistada. Ja me lähtusime sellisest nagu nelikust, mis kui te neid minu mainitud teooriaid tunnete, siis te tunnete siin mõned asjad ära, aga ta ei ole üks-ühele ükski teooria, ta on meie enda joonistatud aarete kaart. Ja see nelik ütleb, et selleks, et aru saada, et kas inimesel tekib isu vaktsineerida või mitte, on 4 kategooriat selliseid uskumusi. Esiteks, kas inimesele tundub, et see probleem, mille vastu vaktsiin kaitseb, on päriselt olemas. Ja siin on 2 küsimust, mis me siis disainisime paljude varasemate küsimustike eeskujul selle kategooria mõõtmiseks. Teiseks on oluline see, et kas inimene tunneb, et see vaktsiin, mida talle pakutakse, on tõhus ka selles mõttes, et ta kaitseb teisi ja on mu enda lapsele ohutu, et kõrvaltoimete mõttes ei ole ta probleemne. Kolmandaks on väga oluline see, mida teevad teised, sealhulgas on eriti tähtis see, mida ütleb mu arst, vaatamata kõigile, mida te lehest loete, on see endiselt väga tähtis. Ja neljandaks on oluline see, et kui lihtne kogu see protsess minu jaoks on. Ja nüüd meil oli võimalik siis mõõta seda küsimust koos teiste küsimustega 4 uuringulaines. 4 laine valimid on sellised, ma analüüsin täna kokku siis kõiki seda 2000 inimest. Ja me võime kõigepealt vaadata ühte teist küsimust, mis selles küsimustikus oli, mis on kavatsus vaktsineerida. Selline kõige olulisem väljund. Ja siin on tulemused
Inimestelt küsiti seda siis sellisel 5-astmelisel skaalal. Esimese laine vastuseid te näete, et üldiselt Eestis on laste vaktsineerimisega asjad pigem hästi. Valdav osa inimesi on täiesti kindlalt minemas oma lapsi vaktsineerima või pigem nõustuvad sellega. Ja ajas on seis suhteliselt püsiv, kuigi siin on väike ja napilt statistiline oluline trend murettekitavuse suunas. Aga nüüd mitte sellest ei taha ma väga pikalt rääkida. Ma tahan täna rääkida sellest, et me üritame mõista seda, miks inimesed käituvad, selleks, et paremini teha neile tervise kommunikatsiooni. Nüüd üks selle mõistmise kriteerium on see, et kui me saame õigesti aru, et mis käitumise taga on, siis me peaksime suutma ennustada seda käitumist. Ja nüüd siin küsimustikus muidugi meil käitumist ei ole, aga käitumiskavatsus meil on. Ja nüüd me võime võrdluseks võtta kõigepealt siis katsetuse ennustada neid vastuseid küsimusele, mida te vasakul pool näete, kõigest sellest, millest me oleme harjunud neid asju ennustamisel. Küsimustikus küsiti inimeste sugu, rahvust, vanust, haridust, kus nad elavad. Ja kui ma panen kõik need ühte regressioonimudelisse, siis ma seletan ära umbes 1% selle väljundtunnuse variatiivsusest. Ehk siis selle infoga ei ole praktiliselt mitte midagi peale hakata selleks, et ennustada, et kes vaktsineerib või mitte. Kui ma panen need meie uskumused, mida te nägite mudelisse, siis ma seletan ära umbes poole variatiivsust sellest väljundtunnusest. Jah, muidugi mõlemad on enese raporteeritud ja liiga palju ei tasu seda usaldada, aga siiski me näeme, et siin on väga palju signaali. Nüüd te küsite kindlasti, et mis siis on need ennustajad, mille alusel me saame teha otsuseid, et inimene vaktsineerib. Eristub kõigepealt üks kolmik. Et kõige tugevama seosega siin skaalal te näete Spearmani korrelatsiooni, maksimum saab olla 1, ja need on väga suured seosed, see 0,65 kant, mida me näeme, et vaktsineerivad need inimesed, kes usaldavad arsti soovitust, kes usuvad, et vaktsiin on tõhus ja kes usuvad, et vaktsiin kaitseb ka teisi. Ka järgmised tegurid on suhteliselt tugeva seosega, vaktsineerimise selline lihtsus ja mugavus, usk sellesse on oluline, sotsiaalne norm on oluline ja haiguse tunnused ja sisuliselt kõik asjad, mida me sinna mudelisse panime, mis on ootuspärane, sellepärast et need on varasema kogemuse ja teadmise põhjalt tuletatud tegurid. Võib-olla üks üllatav leid on see, et selle haiguse ähvardavus ei ole kuigi oluline. Nüüd võiks küsida, et mis me selle teadmisega teeme, kui me mõtleme kommunikatsioonile. Üks vastus on see, et selle nimekirja ülemisi asju tasub rõhutada rohkem, sest see uuring näitab, et nendel on vähemalt statistiliselt selline suurem tõenäosus iseloomustada inimest, kes on vaktsineerimiskavatsusega. Aga me võime küsida ka teise küsimuse, kui me planeerime piiratud kommunikatsiooniressursse, et millistesse uskumustesse siis investeerida. Ja selleks me võime küsida, et kuidas need uskumused täna on jaotunud. Ja siia skaalale ma nüüd näitan teile osakaalu inimesi, kes kas on täiesti nõus või pigem nõus selle väitega, mida siis see väike värviline pall tähistab. Ja niimoodi tekib meil jaotus sellest, et millised uskumused on väga levinud ja millised on pisut vähem levinud. Me näeme, et tõepoolest mõned uskumused on rohkem levinud kui teised. Ja kui me nüüd püüame seda tõlkida sellisesse kommunikatsioonikasutusse, siis võiks öelda, et need samad 3 on kindlasti, ma arvan, nagu rõhutamist väärt. Kui me peame millestki loobuma, et siis me võime võib-olla nendest loobuda, mis on väga levinud juba niigi ja mille mõju käitumisele on gramm väiksem kui nendel kõige tugevamatel. Ja võib-olla me võime loobuda sellest, et me üritame inimestele selgeks teha, et see haigus ähvardab, sellepärast et isegi need inimesed, kes usuvad, et see haigus ähvardab, ei ole väga suure tõenäosusega vaktsineerijate seas, mida näitab siis see madal Y-telje korrelatsioon. Ja nii jäävad üle 2 asja, mis mulle tundub on väga kõnekad sellest uuringutest. Et esiteks on see, et ainult pooled inimesed on nõus, et enamus inimesi nende ümber vaktsineerivad oma lapsi. Ja kui me nüüd vähegi usume selle sama uuringu tulemusi, siis see on vale. Et umbes 75% inimesi on üsna kindlalt oma lapsi vaktsineerimas, kui mitte rohkem. Ehk siis, et siin on üsna selge koht peegeldada ühiskonnale tagasi tegelikku käitumuslikku normi, mis erineb sellest, mis on võib-olla siis selle murenootide najal meediapildist inimeste teadvusesse jõudnud, et enamus inimesi ei vaktsineeri. Ja teine asi, mis jääb silma, on see, et ainult pooled inimesed arvavad, et vaktsiinid on ohutud, mis
on raske ülesanne, aga millega võiks siiski tegeleda, et püüda seda ideed rohkem kohale viia. Ja ma tahan lõpetada veel ühe vaatega nendele andmetele. Ja see vaade on klassifitseeriv vaade. Et me võime nüüd võtta need uskumused ja küsida, et kui me vaatame üle kõigi nende uskumuste, et kuidas inimesed jaotuvad rühmadesse. Ja erinevate statistiliste otsustega jõudsin ma sellise nagu 4 rühmitusena. Kõigepealt on meil väike rühm inimesi, keda võiks siis pidada mittevaktsineerijateks. See kõige alumine tulbake näitab teile siis nende vastust küsimusele, et kas nad kavatsevad vaktsineerida, 0 on nii ja naa, kõik, mis on vasakule, on veel vähem kui nii ja naa, kõik, mis on paremale, on veel rohkem kui nii ja naa. On näha, et nad ei kavatse väga vaktsineerida ja peaaegu kõigis uskumustes on nende hoiakud väga probleemsed. Siis on meil üks suur rühm inimesi, kes on kõhklevad. Ja nende kõhklevus seisneb ennekõike selles, et nad vastavad pigem nõus peaaegu kõigele. Ma arvan, nad on väga oluline sihtrühm. Kui nende uskumusi liigutada 4 pealt 5 peale, siis meie uuringu alusel võiks kaasa tulla ka nende kavatsuse kasv. Ja siis on üks väga huvitav rühmitus, mis siit analüüsist välja tuli, et on 2 rühma, kelle vaktsineerimiskavatsus on absoluutselt laes, aga kelle uskumuste profiil on pisut erinev. Et kõige parempoolne rühm on selline, nagu meditsiinilise haridusega inimesed ootaks. Et need on inimesed, kes usuvad toetavaid versioone kõikidest uskumustest, kes arvavad, et need haigused varitsevad, vaktsiin on ohutu, arstid soovitavad, see kõik on lihtne. Ja tõepoolest, nad vaktsineerivad. Aga siis on 3. tulp, kelle vaktsineerimiskavatsus on sama kõrge sisuliselt. Ja ka paljud uskumused on sama toetavad, välja arvatud haiguse levimus. Need on inimesed, kes ei ole nõus sellega, et need haigused meid ähvardavad ja et need haigused on päris tõsised. Neil puudub selle kohta kas teadmine. Ja huvitav on see, et see ei takista neil vaktsineerimast. Ja see nüüd ei ole selle uuringu tulemustele põhinev järeldus, aga mulle tundub, et meil on ka muid teadmisi selle kohta, et see vaktsineerimiskäitumine ei ole alati selline meditsiiniliselt individuaalselt läbikaalutletud otsus. Ta on väga sageli selline prosotsiaalne, teiste käitumisest, arsti soovitusest, inertsist tõukuv käitumine. Me võime rääkida ja debateerida selle üle, mida me arvame, et osa käitumist on sellist, aga et mulle tundub, kui me püsime sellise fakti juures, et siis me näeme, et osa käitumist on sellist. Nii et ma olen teile täna siis proovinud näidata seda, kuidas teoreetiliselt sisustatud katsed inimest mõista võivad tuua meile selliseid taipamisi, nagu näiteks need 4 siin, et kui me vaatleme, kes täna vaktsineerivad, need on inimesed, kes usaldavad arste, arvavad, et vaktsiinid on tõhusad ja soovivad kaitsta ka teisi, mis võiksid olla vaktsiinikommunikatsioonis olulised sihtmärgid. Lisaks sellele tundub mulle, et kommunikatsioonis võiks alla joonida vaktsiinide ohutust ja nende tegelikku populaarsust. Ja hirm haiguse ees on üks huvitav paradoks, mis ei näi olevat vajalik selleks, et olla oma laste vaktsineerimise suhtes positiivne. Ja kõike seda siis arvesse võttes võib-olla õnnestub meil teha sisukamaid sihtrühmi kui soo, vanuse ja elukoha alusel. Ma tänan. Doktor Uusberg. Siin oli alguses üks protseduuriline küsimus. Ma täpsustasin, et meil on täna saalis ainult ilusad, targad ja väga intelligentsed inimesed ja ühtlasi ka muidugi veebis, kes meid jälgivad. Aga siit tegelikult kohe ka üks hea küsimus. Miks on nõnda, et kui midagi ütleb tark doktorikraadiga teadlane või arst ja kui midagi vastupidist ütleb näiteks mõni väga kuulus inimene, miks sageli usutakse seda kuulsat inimest, kuigi tal puudub igasugune ettevalmistus antud valdkonnas või selles teadmises? Inimese nagu sõnakaal on taandatav küll teatud teguritele, eelmine kõneleja rääkis sellest ka natuke, ja üks selline võitluspaar nende tegurite seas on kompetents ja meeldivus. Ja ideaalsel juhul langevad nad ühte. Et mul on inimesed, kelle nõu ma võtan kuulda, kes on mulle meeldivad ja kes on ka kompetentsed. Aga vahel tõesti on niimoodi, et inimene võtab sõna teemal, kus tal tegelikult kompetentsi ei ole, aga tema sõnal on kaalu, sest ta on meeldiv. Ja nüüd, kui me tahame seda meeldivust veel rohkem nagu lahti pakkida, et siis vaatavad sealt vastu
võib-olla omakorda kaks asja, et üks on sinu kommentaariga seotud, et meile meeldivad ilusad inimesed, midagi pole teha, aga teine on sarnasus. Ja ma arvan, see sageli on selles teemas, kus me täna oleme, kus me muretseme selle pärast, et ekspertide arvamuse kaal jääb sageli teiste inimeste arvamuse kaalule alla, et seal on tegu sellega, et ma tajun seda teist inimest rohkem oma inimesena ühes või teises mõttes ja ma arvan, siin on ka natuke nagu võtipeidus, kus me ekspertidena saame natuke tagasi võidelda endale seda meeldivust, et me ka toome välja need kohad, kus me ka tegelikult oleme samas paadis või oleme nagu samamoodi inimesed. Veel paar küsimust, mis on siis tulnud meie jälgijatelt ja ka saalis olijatelt. Kas on uuritud, mis on olnud tulemused, kuidas vaktsineerimisega nõustumine on seotud kollektiivsuse versus individuaalsusega? On küll uuritud, ma olen natuke ebalev vastates, ei ole lõpuni ekspert selles, aga usutavasti on niimoodi, et kollektivistlikes ühiskondades on nõustumine kõrgem ja selle üks põhjused võib olla ka selles tänases ettekandes see aspekt, kus me näeme, et see otsus või see on siis minu üldistus nendest tulemustest, et see otsus sageli ei ole selline individuaalselt läbikaalutud plusside-miinuste põhjaliku vaagimise tasandil tehtud otsus, vaid on pigem sellist eeskuju, inertsi, traditsiooni järgib ja võib siis teha ennustuse, et kollektivistlikes ühiskondades on need jõud tugevamad, aga samas ma arvan, kollektivism ei ole ainus viis, kuidas sinna jõuda, et me nägime pandeemia ajal vähemalt seda ja ka eelmine kõneleja viitas sellele, et ühiskondades, kus lihtsalt usaldus on kõrge, mis võivad olla üsna individualistlikud, nagu meie sõbrad Skandinaavias, et kui ühiskonnas on inimeste vaheline usaldus ja institutsioonide suhtes usaldus kõrge, siis annab sama tulemuse. Kas uuringu mudelisse oleks võinud lisada ka sissetuleku? Oleks küll. Hea lihtne küsimus ja lihtne vastus. Kas pole sedasi, et kuri haigus küll ei toimi efektiivse mõjutajana, kuid on siiski oluline osa kommunikatsioonist, kuna ilma selleta jõuaksime varem või hiljem probleemini, et miks me seda kõike üldse teeme? See on väga hea küsimus. See läheb tuumani selle ettekande selle avastuse tuumani, et justkui on inimesi, kes vaktsineerivad meelsasti uskumatu kurja haigusesse ja mul ei ole siin nagu valmis vastust, et ühelt poolt jah, näen täiesti seda, et kui me tahame seesmiselt kooskõlalist narratiivi sellest, et miks me, hea lapsevanem, teeme sulle ettepaneku, et sa võiksid kräunutada oma armsamaid niimoodi mitu korda aastas, eks ju, et sellel peab mingi mõte sees olema ja selle mõte lõpuks on need haigused, nõus. Samas mulle tundub, et jällegi, kui paljude unepuuduses ületöötatud, eks ole, lapsevanemate eludes see vaktsineerimise otsus on nagu midagi muud kui see, et et ma täna lähen kaitsen oma last selle hirmsa haiguse eest, et seal on mingi doos seda, et ma lihtsalt kaitsen oma last, ma annan oma parima, ma usaldan seda süsteemi, kes mulle on öelnud, kuidas ma saaksin anda oma parima. Ja eriti huvitav on siinkohal veel selle teiste kaitsmise leid. Et see, et ma mitte ainult ei seisa nagu oma lapse eest, vaid ma annan oma parima, et ka teistel oleks hea. Ja mulle tundub, et nende võib-olla motiivide äratamiseks tingimata ei ole kommunikatsioonis vaja igal sammul seda kogu lugu jutustada, vaid piisab selle loo nagu teatud fookusega jutustamisest. Daamid ja härrad, üks ja ainus doktor Andero Uusberg.